Paldiski päev. Liigun siis hetkel Paldiski poole Tartust ja näitab mulle ajaliselt siis 2 tundi 26 minutit. Korralik siukene trip on ees ja mis seal siis täna Paldiskis toimumas on. Juba hommikust on seal nagu siuke perepäev ja katsun siis ise ka orienteeruvalt 4 kohale jõuda, et siis veidikene seda ka jäädvustada ja lähen siis filmima täna sinna. Ja see on siis PGM managemendi üritus, mis siis on tasuta kogu rahvale, kes seal siis kohal on. Paldiskis käisin ise siis väga pikka aega tagasi, pakun, et äkki 10 aastat tagasi. Seal on üks äge Südamete rand, mis seal siis Pakri poolsaare kanti minna veidike seal siis nagu kuskil seal oli minu arust. Kui ma nüüd ei eksi ja õieti mäletan. Aga jah, täna astub siis üles kriibupasta, siis on Unt, legendaarne Anne Veski ja Meie mees. Nii et see on siis nagu artistide poolel pealt ja lõpetama jäi siis DJ Deniss Karabljov, kui ma nüüd nime õieti häältasin. Ja ma ei tea, palju seal rahvast on. Siin Tartu peal nüüd hetkel hakkas mingit viimasabinat kaela kallama ja seal näitas, et on vist ilus ilm. Et kuidas sõit kulgeb, Tallinna maanteed pidi õnneks on tee olukord väga hea. Väsimust on niimoodi, et veits võiks olla rohkem maganud, mingisugune 2 tundi või 2,5 tundi. Aga kuna hommikupoole oli nii palju tegemist, toimetamist ja sättimist, et kaamerad saaks ilusti paika ja kaasa kõik akud ilusti laetuna ja et midagi maha ei jääks, siis teate, et igat liigutust 2 korda aeglasemalt kui tegelikult. Kuna ei ole siukest nagu kindlat setupi, et sa võtad kaamera kätte ja jooksed selle siukene run and go teema, vaid on siuke ikkagi, kui sa teed selle hübriidkaameraga filmid, siis sul on iga situatsioon vajab erinevat objektiivi, kaamera kere, kaarte, statiivi, gimbalit, et selline küllaltki siuke aeganõudev ja keeruline protsess, et küll ja veel on olnud olukordi, kus mul jääb midagi maha ja ega ma praegugi ei ole 100% kindel, et kõik asjad kaasa said, võtsin ka igaks juhuks vihmakaitsed ja värgid ja lisaakusid ja kõik võimalikke asja, sest 220 midagi pluss peale kilomeetrit on nagu näitas sinna Paldiskisse, et see ei ole mingi väike Elva ots, et sa lähed ja käid ja võtad siis selle poole tunniga käid ühe otsa ära, et tunniga on sul see maha jäänud asi siis juba festivalile toodud ja saad nagu oma tööd jätkata. Järgmine nädal on jah, mul hip-hop festival, selle filmimine, et see on 2-päevane üritus, et sinna kannatab küll niimoodi minna, et sa käid seal ühel päeval ära, siis tuled koju, näed järgmisel päeval uuesti ja nii, aga ütleme, kui jah, mingi siukene pikem Eestimaa ots on, et Paldiski, Tallinn, Saaremaa, Pärnu, siis jah, ikkagi pead nagu aega varuma. Kuigi ma hakkasin tegelikult ju seda kokku panema, seda kaameravärki juba tegelikult ju ajaliselt mingisugune eile 7-8 ajal õhtul. Aga nagu näha, siis mingisugune pool tundi ennem väljasõidu aega, mille mulle siis Veis andis, et sain alles asjad kokku. Ja nüüd ma siis siin vaikselt võtan alles hoogu üles, hetkel siis Lõunakeskuse juures ja järgmine peatuspunkt on siis juba kuskil, kus saab siis veidikene juua osta, peab mingit energiajookiga kaasa võtma ja võtsin isegi padjadena kaasa, sellepärast et kui see pidu seal öösel ikkagi ära lõppeb ja ma tunnen, et ma ikkagi olen rampväsinud, siis ilmselgelt tuleb autos külili keerata ja tõmmata see iluuni ära mingisugune 1-2 tund, et siis rahulikult ja ohutult siis tagasi sõita.
niisama ilma padjata seal mingit ilu teha, see ei ole nagu fun selles mõttes, et see peatugi on nagu ta on, et siis vähkled ja taidled ja nii edasi, et padjaga lähed, viskad sinna taha istme peale külje maha ja pea patja ja elu lill. Et mul on muidugi mingisugune siukene tööstuslik alus ka, mida saab siis iseenesest nagu panna otsapidi pagasnikusse ja seljatoed alla klappida ja saaks tegelikult teha täitsa siukese normaalse magamisaseme ka endale, et siuke pikem trip ette võtta, aga hetkel pagassi kohvreid täis ja nii edasi, et siis seal pole nagu üldse ruumi, nii et see plaan jäi seekord välja. Olen juba jõudnud kohale Paldiskisse ja siin toimub täitsa laat. Kõik võimalikke asju müüakse siin täna, alates sussidest kuni kristallideni ja ütleme toiduni välja, nii et väga lai valik. Hunt on juba kohale jõudnud, valmistub siis esinemiseks ja hetkel ise siin siis üritan seda laata veidikene jäädvustada, sellepärast et see pidi lõppema tegelikult juba kella 4 ajal, aga nagu näha, siis hetkel inimesed veel kauplevad ja ei ole oma siis, ütleme, neid müügikohtasid veel kinni pannud ja kõik võimalikke asju, mida siin siis saada on, alates siis päikseprillidest kuni ma ei tea, kõrvarõngasteni välja vist. Ühesõnaga, töö käib, valmistun õhtuks. 17.40 ja minul on siin ees siis Saku Originaal 0 ja käisin, ostsin vahepeal ühe siukse asja. Tšeburek. See tšeburek oli 5, aga kui vaadata, siis ütleme niimoodi, et korralik elukas ikka. Veiselihaga. Meenutab seda lihapirukat, mida siis müüvad Coop ja mõned teised kauplused ka, mis on õli sees tehtud, see vana hea legendaarne, aga nii suur. Ja teine asi oli veel. Ei saa ju ilma seal on see kohupiimapirukas on ka seal või kohupiimapirukalaadne toode, selle ma hoian siis hilisemaks õhtutunniks. Aga jah, tšeburek on väga hea. Mingisugune 20 mintsa veel ja siis on juba väravad avatud selles mõttes ja 6:30 siis läheb esimene artist peale. Ta päris pirukas ka ei ole, ta on ikkagi veidikene teistsuguse maitsega, siukene veidikene kuiv, aga liha maitse on hea, samas nagu õlist tilkuvat ka ei tahaks. Ütleme niimoodi, et kõhu saab täis. Korralik, ma ei ole veel pooltki ära söönud. Vot nii. Esines ära ja triibu pasta on peale läinud ning mul käed-jalad tööd täis jälle ja lähen siit kohe mööda. Järgmine kaamera ja lai nurk ja läheb lava eest, nii et vaatab, mis peale saab.
Anne Veski on esinema hakanud ja mega kiire on täna. Iga artisti vahele tuleb story ka teha ja üritan jõuda võimalikult kiiresti story materjal ära viia, et siis juba Anne Veskit filmima hakata, kes seal taustas esineb. Vaatan, kus kohast ma sisse saan. Siin pole sekunditki aega nagu mitte millegi muuga tegeleda. Väga möll nagu. Selline on siis see melu siin lava ees. Mina olen oma kaameratega koha sättinud siia, nii et lava kõrvale ja kell on 00:06 ehk siis sisuliselt mingi 30 minutit on jäänud veel meie mehel siin esineda ja siis on DJ Den Karablov. Aga ütlen niimoodi, et Anne oli väga hea, mulle väga meeldis, siis kriibupasta oli üli ja hunt ka, nii et ei oska nagu sedagi sõnadesse panna, hääl on juba ära, aga rahvast on tõesti väga palju. Lähen veidikene siis näitan seda rahvamassi ka ja siis on mul veel kokku monteerida meie mehe story ja siis saab enam-vähem hakata liikuda siis Lõuna-Eesti peale, kuhu on ka siis sõita veel põhimõtteliselt 3 tundi. Meie mees hakkab kohe lõpetama ja pidu on ikka täielikult hoos. Rahvas ei ole väsinud. Ma hakkan ise kaameraid siin kokku panema ja ära viima, sest suuri kaamerat enam reaalselt vaja ei lähe ja siis ajan veidike veel juttu siin bändi inimestega ja siis peab hakkama Tartu peale liikuma. Selline ongi see tänane päev siin Paldiskis. Nii see tänane päev siis läbi sai, vahepeal tuli öö ja vahepeal oli pidu ja vahepeal jõudsin mina siis juba otsaga Tartusse tagasi. Aga ütlen niimoodi, et sõit oli suhteliselt turvaline ja rahulik. Vastu mõned üksikud autod tulid, aga üldiselt ikkagi väga vähe ja mööda läks ka just ainult üks auto. Paar autot oli siis ka ainult ühesilmalised ja päike siis tõuseb 5.26 täna ja ütlen niimoodi, et õrnalt on hakanud juba mingisugune kuma tekkima ja udu on ning autole panin udutule sisse ja see päiksetõus saab olema ilmselt väga maaliline ja ilus. Minul on õnneks jäänud veel sõita umbes 10 minutit ja ütlen nii, et väga äge üritus, pidu oli seal Paldiskis ja juba järgmisel nädalal siis Eesti hip-hop festival, seekord siis Elvas. Õnneks ei ole sinna palju maad sõita ja saab rahulikult siis vaadata, kuidas sel aastal siis 20. aasta juubeli puhul toimuv hip-hop festival välja nägema hakkab. Artistide
paraad korralikult, palju erinevaid artiste läbi erinevate hip-hopi aastate ja isegi siis seal filmimas ja ning melu sulle edasi kandmas, sest kavatsen ka vlogi seal koha peal teha ja soovin sulle siis ilusat algavat päeva või kui sa seda postitust vaatad mingil muul ajal, siis kõike paremat. Nii et thanks, et selle kanali peal oled. Mina igal juhul lähen ära magama. Tšau!